Tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rutt. Tänane teema on, ta jälgib teid eemalt, kas julgeb tulla tutvuma teiega. Nii et siis keegi meesterahvas jälgib teid eemalt juba pikemat aega, aga te ei ole veel üksteisega tuttavad. Ja kas ta julgeb tulla teiega tutvuma? Nii, kõigepealt vaatame, mis energiatest olete. Kui te tunnete ennast selles jutus ära, no siis võib järgmine video ka sobida teile, jah. Nii, mõelge iseenda peale. Öelge mõttes oma nimi. Teil on peas mingisugused uued plaanid, mida te tahate ellu viia. Aga seda plaani te tahate ellu viia kellegi meesterahvaga seoses. Aga see on selline pöördeline moment, et siin ei tea, kas ta tahab teiega kampa lüüa või mitte, sest teie juba olete valmis seda teed minema, te juba isegi olete teatud sammud astunud. Oot, kas see mees teiega kaasa tuleb, seda ei tea. Te olete saanud heakskiidu võib-olla pangalt, et te saate võib-olla mingisuguse summa krediiti, et mingisuguse oma firma või mingi oma äriga alustada. Ei ole küll päris kindel, et kas ma tegin õige valiku ja kuidas see asi käima läheb, aga tahtmine ja mõtted teil selle jaoks on juba täiesti olemas. Tahe nagu on. Ja mõtlete, et kui nüüd see asi käima ka läheks, kui mul tuleks kliente, see asi käima läheks, siis oleks ju kõik väga hea. Aga te nagu kahtlete praegu, sest te ei kujuta ette, kuidas see äri teil käima läheb. Te kahtlete, ma räägin, te kahtlete selles mehes, et kas ta tuleb teiega kaasa seoses selle äriga. Ja samas te mõtlete, et kas see äri läheb ilusti käima. Te muidugi, võib-olla olete seda turgu ka uurinud. Teile tundub, et siin tegelikult, kliente on, kes sellist teenust vajavad. Aga jätkuvalt näitab hirme teil, kus te iseendaga võib-olla mõttes vaidlete. Arvate, et seda olukorda ei saa ju muuta, kuidas mina ikka muuta saan, et see sõltub kõikidest teistest, aga mitte minust. Aga samas te olete justkui illusioonides, te palute kõrgemaid jõude, et nad aitaks teil sellest tupikseisust välja tulla ja et see äri läheks käima, et kliente tuleks ja raha hakkaks tulema. Kes tundis ära, et selline teema teil on olemas, siis tere tulemast minu edasisele videole. Nii, selline olete siis teie, jah, keda keegi mees eemalt jälgib juba pikemat aega. Nii. Vaatame, missugune on see mees, kes teid jälgib. Missugune on see mees? Mis energiatest ta praegu on, see, kes teid jälgib eemalt? Ta on teistmoodi mõtteviisiga. Ta oskab inimesi mõjutada ja panna tegema neid seda, mida tema soovib. Aga ta on suhteliselt ka tagasihoidlik. Ta ei ole nagu peale tüki, ta oskab nagu inimesi mõjutada justkui ta midagi ei teeks, eks ole. Et see nagu näiliselt istub, mitte midagi ei tee. Aga see on näiline, sest tema on teistmoodi inimene, ta mõtleb teistmoodi.
ja tema ei rabele, tema ei kiirusta. aga ta on teile silma peale pannud. ta tahab võimalikult kiiresti teiega nagu kokku saada, ma saan aru. aga ta ei ole praegu kindel, et kuidas teieni jõuda. justkui olete nagu käeulatuses, aga vot ei leia seda viimast momenti, seda, et kuidas ikkagi minna ja kuidas rääkida, on ju. sellele mehele, kuidas ma ütlen, seda meest tõmbavad peod seal, kus on nagu rahvast, kus saab nagu lõbutseda, hea olla. Seepärast, et tema tunneb seal ennast hästi täidetuna, võib-olla talle meeldivad naised. ta teab, et ta on ilus mees ja ta teab, et ta läheb naistele väga peale. ja mul on tunne, et tal on ka piisavalt raha, üldse võib-olla mingisuguseid pidusid korraldada, aga samas tal on mingid oma hirmud üleval. võib-olla ta kardab seal mingisugusesse lõksu jääda, eks ole. ta oskab olla soe, rõõmsameelne, aga vahepeal ta võib tõmbuda ära endasse, täiesti vaateväljalt ära kaduda ja temast ei ole kuulda ei kippu ega kõppu, seepärast siis ta tahab olla üksinduses ja mõelda mingisuguseid oma tähtsaid mõtteid. ta on jätnud juba oma teel maha suhteliselt palju selliseid olukordi ja võib-olla ka tundeid enda sees, et ta laseb nad lahti ja laseb nad minna, ta saaks oma eluga kergemalt edasi minna, et ta ei kannaks mingisugust taaka enda elus kaasas. sellepärast, et tema on inimene, kellele meeldib läbida pikki maid, kas jala, autoga, ükskõik kuidas, aga talle meeldivad siuksed pikad vahemaad. võib-olla talle meeldib ka lendamine, võib-olla ta on palju lennanud, eks ole. aga tal on ka suured ambitsioonid, tal on ka suured unistused, ta unistab suurelt ja ta üritab neid vähehaaval ka ellu viia. see mees armastab armastada. selle mehele meeldivad naised, sellele mehele meeldivad tunded, selle mehele meeldib üldse sihuke tuline energia. aga temas on ka selline olemus, midagi varjatud, et ta võib teil täiesti vaiba jalgad ära tõmmata ühe ropsuga, nii et ei saa arugi. temas on palju varjatud, ta võib tunduda hea ja leebe, aga kõik ei ole nii ilus ja nii roosine, temas on ka oma varjatud pooled ja ta seda üritab väga-väga hästi varjata. ta võib olla äkkvihaga, ta võib öelda teile otse ja omadega nii, et teil jääb suu lahti, et ei oska enam mitte midagi öelda, onju. ta on väga tark mees, ta ei ole rumal, aga tal on oma varjatud kohad nagu iseloomus. nii. nii, ta jälgib teid eemalt. see mees jälgib teid eemalt. ja ta tõesti võib istuda tunde kuskil ootamas, sest ta teab täpselt, kuhu te tulete. ta teab mingeid kohti, kus te kindlasti käite. võib-olla ta ei tea täpset aega, aga ta on tohutu kannatlik.
ja ta oskab oodata, et teid lõpuks jällegi näha. Te kas meenutate kedagi talle tema enda minevikus, kas nooruspõlvest, lapsepõlvest kedagi. Ja tal on nagu šokk näha, kuidas te tõesti olete kellegile hästi sarnane. Kas siis sellepärast te jäite talle silma ja ta nagu tahab tegelikult teiega varsti tutvust luua või on seal veel midagi muud taga? Nii, ta jälgib teid eemalt. Ta on praegu hetkel kurb. Tal on mingisugune südamevalu, mis ei ole teda veel lahti lasknud. Ja tänu sellele ta võib-olla ei ole ka kindel, kas missugust valikut oleks praegu tal õigem teha. Ja see mingi valu ei ole teda veel lahti lasknud. Ta hakkab sellest küll üle saama, aga hetkel just seotud teiega ta ei tea, et kas see valik on ju hakata teiega suhtlema, kas see on ikka õige, seepärast et see vana haav ei ole veel päriselt paranenud. Ta millegipärast tahab valida nagu teid oma partneriks. Sest praegu ta tunneb sellest partnerlusest väga-väga puudust. Kas tal on kunagi partner olnud või keegi võib olla? Kas see inimene on lihtsalt läinud oma teed, jätnud ta maha või üldse elust lahkunud? Seda me ei tea, aga ta on mingisuguse kaotuse üle elanud. Ja ta nüüd tahab teiega uuesti uut suhet üles nagu ehitada, aga tahab seda ehitada hoopis teistmoodi ja teistel alustel. Ta on valmis isegi kasutama selliseid salajasi nõkse, et saada teiega seda kontakti. Samas ma räägin, tal on see kurbus, tal on see mingi lein, mingi vana kurbus on ta hinges ikkagi veel. Aga ta samas ikkagi tahab teiega tuttavaks saada. Ta on selle võtnud omale pähe. See on tema jaoks, ma saan aru, nagu kinnisidee. Et ma kas või natukene kõveraid teid kasutan, aga ma tahan selle naisega tuttavaks saada. Ja ma ei ole sellest eelmisest valust üle saanud veel, aga see ei tähenda, et ma ei või uut suhet luua. Ta tegelikult mõtleb suhteliselt kainelt. Ta ei tegutse ülepeakaela. Ta nii loodab, et teist saab hea paar, et armute üksteisest, kui üksteist näete. Tema teid juba praegu, ma ei tea, kas teie olete teda juba märganud, et ta teid jälgib või mitte. Ja ta nii loodab, et koostöö teie mõlemaga laabub ja siis te saate nagu koos oma elus edasi minna. See on see, et ta jälgib teid eemalt, on ju. Kas ta julgeb tulla ka teiega tutvuma? See mees, kes teid eemalt jälgib, kas ta julgeb tulla teiega tutvuma? Võib-olla te isegi ei näe teda, et ta teid passib, on ju. Võib-olla te ei ole isegi teadlik sellest. Võib-olla ta oskab nii hästi ennast ära varjata, et te isegi ei näe teda. Aga kas ta julgeb tulla teiega tutvuma? Kas see mees julgeb tulla teiega tutvuma? Kahtlusi on tal päris kõvasti kohe. Ta ei julge seda viimast sammu teha, sest tal on igasugused hirmud sees, on ju. Ja ta ei taha ennast ka enne aegu ennast paljastada, ennast näidata, eks ole, et ma jälgin seda naist. Aga kindlasti ta tahab teiega tuttavaks saada. Ta annab aru, et see võib olla, et see tutvumine teiega võib olla tema järgmine mingisugune lootus, aga see võib olla ka lihtsalt mingi unistus. See ei pruugi olla see, mida ta arvab, mida ta võib nagu saada teilt, eks ole. Et ta nagu mitu korda kutsub ennast mõttes korrale, et jahtu nüüd maha, on ju, et ära hõlju seal pilvedes. Võib-olla see naine ei ole see, keda sina tahad. Võib-olla ta ei sobi sulle, et võta nüüd asja mõistusega, jahtu nüüd maha, on ju. Ta pidevalt kutsub ennast korrale. Et vaata ette, et see oleks ikka õige samm, on ju. Ära tee uisapäisa. Nii.
kas ta tuleb teiega tutvuma? Minu arust tuleb küll. Ta läheb veel aega, ta veel kõhkleb, aga minu arust ta tuleb, sest ta jälgib iga teie sammu. Teie tundute tema jaoks olevat tõesti kogu küllus, kogu õitseng, kõik, mis maailmas on positiivne. Tema arvates, kui tema teid vaatab, et teie nagu sobite talle ideaalselt, aga kindlasti ta tuleb. Aga millal ta tuleb teiega rääkima? No suht kiiresti, et ma teen veel tööd endaga ja siis ma tulen. Et noh, võiks öelda, et varsti võtab see mees nii-öelda oma julguse raasud kokku ja tuleb teiega tutvust tegema. Ja kuidas ta seda teeb? Wow. On 2 varianti. Ta kas tuleb teie juurde justkui mingisuguse, noh, kui te olete seal poes müüa, siis muidugi ta tuleb justkui, noh, et midagi tuleb vaata, võib-olla midagi ostma, on ju. Tuleb teiega rääkima, et võita teie armastus kas või mingisugusel salakavalal moel, on ju, vargakaart. Et natuke ebaausalt, on ju. Või siis tuleb ja noh, hästi kindlalt, sihikindlalt tuleb teie juurde ja võib-olla ütlebki kohe teile näkku, et te olete nii kaunis naine, ma olen teid juba ammu jälginud, et ma ei tea, mis ta edasi ütleb, et kas saage minu naiseks või ma armastan teid, ma ei tea, on ju, aga noh, jah, eks see natuke ootamatu ole. Kuidas teie reageerite sellisele tutvumisele temaga? Tegelikult see rõõmustab teid. Aga te nagu kas te ei usu seda, et äkki see ei ole tõde, te tahaksite väga loota, et see mees tulebki ausate mõtetega teie juurde, et tal on päriselt tõsi taga, sest teie olete ka haiget saanud või te tajute tema kurbust. Äkki te tajute tema kurbust, eks ole, karikate 4 ja müntide 5, et tal on puudus millestki, et äkki tal ongi tunnete puudust, ta on kunagi haiget saanud, on ju. Võib-olla te tajute seda. Oota, kuidas ma küsin, et kas te tajute tema kurbust siis või? Ja te olete isegi nõus temaga hakkama suhtlema, aga ikkagi taustal te tajute seda kurbust, seda nagu nutmist, pisaraid, valu, te tajute seda, aga te olete nõus selle inimesega hakkama suhtlema ja läbi käima. Aga kas te olete nagu šokeeritud ka selle mehe lähenemisest? Kusjuures ei ole, et kas te tõesti kuidagi siis tahate seal midagi osta, aga te nagu saate aru, et see on nagu teistsugune. Lihtsalt ta lasete lihtsalt asjadel minna, et läheb siis nii nagu läheb. Et noh, kui ta nagu lubas, et siis ta tuleb ja viib täide, et ma ei tea, saame kokku, läheme kuskile, aga kui ta lihtsalt valetas, noh siis eks ole hea teed tal minna, on ju. Lihtsalt tuli, tegi mingit nalja ja läks ära, et ma lasen asjad täitsa lahti. Ma vaatan, kuidas ta käitub, tuleb, ei tule, et noh, teie mõtlete, et te ei tee sellest nagu suurt numbrit selles mõttes, et ei jää sellesse kinni. Te lihtsalt elate oma elu edasi ja siis vaatate, et noh, kui on õige mees, siis ta tuleb. Noh, kui ta ei ole mulle määratud või midagi, et meil ei ole määratud temaga edasi, siis ta ei tule. Kuidagi niimoodi võtate seda. Ju siis ta oskab kuidagi rahulikult tulla teiega seda tutvust looma. Et ta ehmata teid ära. Aga kas ta meeldib teile? Kas see mees meeldib teile? Te näete teda esimest korda, ta tuleb teiega rääkima. Aga kas ta meeldib teile? Tundub küll jah, sest te olete suhteliselt šokeeritud, sellist pööret te ei oodanud, et selline meesterahvas võib teiega rääkida. Pigem te tunnete ise, et issand, ma ei ole seda
ma ei ole seda meest nagu väärt, et vaata, missugune mina olen ja vaata, missugune tema on, et kuidas meie saaksime nagu kaks tükki, et kuidas me kokku sobime, et me ei sobi ju kokku, et meie vahel on ju nii suur erinevus. aga kas mees näeb neid puudusi, mida teie endas näete, kas see mees näeb neid puudusi? Ta on teid juba ammu pealaest jalad allani ära uurinud ja ära näinud ja teie olete selle mehe jaoks nagu A ja O. saate aru, te olete tema jaoks kogu maailm. Teie võib-olla näete endas seal, ma ei tea, mida kõike, eks ole, mis on valesti, mida on rohkem ja mida on vähem aga selle mehe jaoks olete teie nagu perfektne. Temale sobib, ta lihtsalt jumaldab teid. Te meeldite talle kohe väga. Vahet ei ole mida, kuidas te iseendasse suhtute, aga see mees lihtsalt, no, te olete tema jaoks kõik, kogu maailm, saate aru, mõistate? jah. kas teievaheline suhe hakkab kiiresti arenema? kui te isegi leppisite siin kokku, eks ole, aja kokkusaamise, kui kiiresti hakkab teievaheline suhtlemine arenema? Vaatame. Kui kiiresti hakkab teievaheline suhtlemine arenema? Algul te muidugi ei usu, et üldse siit midagi välja tuleb, et ta on ju nii ilus mees ja ta on nii tark, on ju. Kusjuures see mees on hästi aus, hästi otsekohane. Et kui kiiresti hakkab teie suhe arenema? Teie hirmud tulevad välja, et palun tei nii, et ta ikkagi võtaks ühendust. Teie ise oma alaväärsuskompleksis ei usu, et see mees võiks tahta teiega suhelda. ma räägin, see mees näeb teid, kui teie olete terve maailm sellele mehele. Te olete lihtsalt nagu ingel taevast maa peale saabunud, saate aru, et mina ei tea, mis silmadega see mees teid vaatab, aga ta lihtsalt jumaldab teid, ükskõik kust otsast ta teid vaatab. Nagu päriselt. Tema tahab teiega kohe nagu saada kokku, kui kiiresti see suhe areneb. Issand, kuidas seda meest teie poole tõmbab, te isegi ei kujuta ette seda, kui kiiresti see suhe nagu areneb edasi. Täiesti lõpp, et kas te saate aru ka, missugune potentsiaal on teie vahelisel suhtel? Kui te ainult võtate teete selle valiku selle mehega hakata nagu suhtlema, see saab nagu hoopis teised varjundid, hoopis teised väljakutsed, nagu teised võimalused kohe tulevad, sest te hakkate siis iga pool käima koos, kahekesi ja loota aina uusi võimalusi. Kuidas te sobite üksteisega kokku? Jumal küll. Näete, kuidas te tulete kõrvuti müntide kuninganna ja müntide kuningas, saate aru, ja siin on surmakaart, on ju. Te tulete, et üksteise elu nagu täiega muuta. Te tulete veel kõrvuti siin, saate aru. Ja tegelikult müntide kuninganna, müntide kuningas tähendab abielupaari, kes elavad koos. Vau. Vot siin saab kokku paar, kellel on üksteise suhtes väga tugev tõmme. Ja kõige esimesena tunnebki nagu oma hinge silmadega ära seda mees. Teie ei tunne, aga tema tunneb teid kohe ära. Ta nagu mäletab teid, sest et kohe on tõmme, ta on minu oma. See on just see õige, see on just see minu õige naine. Et te olete võib-olla eelmistes eludes koos elanud, mingisuguseid asju teinud, sest teil on tegelikult tõmme väga tugev. Sest teie esialgu küll kardate, aga mees ei kõhkle mitte sekundit ka teie suhtes. No mitte sekundit. Saate aru? Siin ma ei näe üldse, et ta kõhkles ainult siis, et see viimast julgust kokku võtta, teiega tulla kohtuma. Ta ei arvangi, et ta ei tule, ta teadis, et ta tuleb teiega tutvuma. Lihtsalt ta natuke ebales, on ju, et kuidas ma nüüd võtan ennast kokku. Aga ta igal juhul oli plaan teiega tutvama tulla ja ta tuleb ka ja ta tegi ka, näete, ma rääkisin seda. Ja mis sellest teievahelisest suhtlemisest lõpuks siis saab? Vot sea, teie loote kaks ikkagi väga võimsaid energiaid. Te lähete koos edasi, et üksteise unistusi täita. Saatan, ja siin on ka igasuguseid kiusatusi vahel, võib-olla mingisuguseid sõltuvusi, selliseid käitumise
sõltuvusi võib-olla, mida tuleb ka nagu korrigeerida. Aga kuna kuna teie olete nagu tark, te olete targad, siis te oskate ka neid asju lahendada. Te ei rabista. Kui mingi takistus tuleb, te istute maha, mõtlete rahulikult läbi ja võtate ette just need ainuõiged sammud, mis seda olukorda parandavad. Kas te jääte nagu elu lõpuni kokku või? Kõik oleneb asjaoludest, aga üldiselt teie suhe peaks ikkagi kestma ikka väga-väga pikalt. Aga kõik oleneb valikutest, mis valikuid te teete, et peaasi, et naine ei hakka mingeid asju varjama või mingite seal omale mingeid armukesi kuskil soetama või et kuidagi nagu võimalus on, et naine võib mingite oma rumalate käitumistega selle suhte ära nagu lõpetada kogemata, mitte kogemata, aga lihtsalt see võimalus on õhus, eks ole. Naine võib, vaata kui harjub hästi ära, kõik on hästi, on ju, siis ikka tahaks teha midagi, mis nagu tekitab adrenaliini. Ja see võib selle naisele saatuslikuks saada, aga ma loodan, et ta ei tee seda. Sest teie potentsiaal koos elada on ikka päris kaua ja tõesti õnnelikult. Või siis on veel see võimalus, et kui te hakkate selle mehega koos elama, teie see vaimne pool, võib-olla te olete ka mingisuguses asjas väga hea, eks ole, võib-olla teil on mingid vaimsed võimed, tohutu jõud teile antud, aga see on nagu magavas olekus ja selle partneriga kohtudes see aktiveerub ja te hakkate iseennast õppima tundma, et ta hakkab teil, see mees aitab teil hakata vaimselt ka arenema. Vot see võib veel ka see tähendus olla, mitte et see naine petab, on ju, et teie on ju, vaid et teie vaimsed võimed avanevad selle mehega tutvudes. Sellest, et see mees õpetab teile päris palju asju. Mida see mees teile õpetab? Kuidas töötada ennast läbi, kui sa oled kedagi kaotanud, kui sul on kurbus, kui tugevalt peab tööd tegema ja see on nagu päris ränk töö. Torn, aga siis tulebki kõik see vana maha lõhkuda. Ja see on valus, sellest võib-olla ei saa kohe nii lahti lasta. Aga aitab minevik, aitavad võib-olla sugulased, on ju, võib-olla surnud sugulased aitavad seal minevikust. Ta teab, et kui võtta mingi kindel siht ette, selle suunas pidevalt tegutseda, isegi kui see teeb tohutut haiget vahepeal, siis ikkagi, kui me võtame õppust sellest väiksest lapsest, kes oli hästi usaldav siukene ja me teeme tõesti seda nagu südamega, nagu väike laps, siis me saavutame päris suuri kõrgusi. Ma räägin, see mees on ise ka teatud asju läbi elanud ja ta läbi selle oskab ka seletada, et kuidas minuga juhtus, mida ma siis kogesin, kuidas ma pärast käitusin, mida ma siis tundsin, mida ma tegin, et sellest nagu lahti saada. Ta saab kohe nagu oma elu näitel, oma elu põhja saab tuua teile näiteid, kuidas mingitest asjadest vabaneda. Temal see aitas, eks ole, et ta on päris hea vaimne teejuht teile, kes see mees tuleb. Sest te olete mõlevad suhteliselt nagu tugevad hinged sellised, hästi tugevad. Te ei ole päris nagu tavalised, ma tajun seda. Vot. Vaatame, kas kõrgemad jõud tahavad ka midagi öelda lõppu. Kas kõrgemad jõud tahavad ka midagi lõpetuseks öelda sellele mehele ja naisele? Vot siin öeldakse, et olge kogu aeg tasakaalus ja siin öeldakse, et ärge kartke unistada. Unistage suurelt ja teie unistused hakkavad järk-järgult ellu viima. Et te suudate seda, sest te olete koos tasakaalus, te loote selle harmoonia, mida vaja on. Ja siis ei ole kaugel ka see aeg, kui teie enda loodud unistused hakkavad vaikselt täide minema. Super. Ja vot selline oli siis tänane ladumine. Pange like, kellele meeldis
kirjutage kommentaar, kes soovib. Uued tulijad, vajutage telli nuppu, see on tasuta. Vajutage ka musta kellukest, siis edaspidi tulevad teile teavitused, kui ma olen uue video üles laadinud. Kes soovib mingitele oma küsimustele vastuseid saada, siis saate mulle kirjutada piiv.rutt@gmail.com. Siis me lepime kokku päeva ja aja ja teeme Messengeris videokõne. See võib kesta kuni tund aega, võib ka vähem, oleneb, palju teil on küsimusi ja kui kiiresti me suudame leida neile vastused. Teemad, millega ma ei tegele, on tervis, igasugused pärimisteemad, advokaadid, igasugused sellised lahutusteemad, et kellele siin lapsed jäävad ja kes mis vara saab, nende teemadega mina ei tegele. Ja muidugi see video ja see eraseanss muidugi minuga on tasuline, see ei ole tasuta, aga selle eest te saate ka sealt abi ja nõu, on ju, kui et te saate siin üldisest midagi teada, eks ole, sest too ladumine, seal ma vastan konkreetselt teie küsimustele. Vot. Ja ma tänan teid kõiki ja jääme jälle nägemiseni.